tegelikult tõesti psühholoogiliselt väga võimsa laetusega Kristjan Raua töö hüljatu. Mis emotsiooni see töö sulle jättis, kui sa teda esimest korda nägid? No see on ikkagi see Kalevipoja stiilis, eks ole, hiljuti, aga et see on nüüd absoluutne üldistus ja ta on rohkem nagu eepose kangelanna, mitte reaalne inimene, nii et selles mõttes sealt see tasandeid, et sealt käib see kirjandus läbi ja eepos ja see Eesti rahva, ma ei tea, mingisugune pärand ja mingisugune rahvalaulud võib-olla ja siis see meeste puukäsitöö, et millest ta võttis oma šnitti, kui ta korjas etnograafilist materjali, käis nagu talust tallu ja korjas, et säilitada seda ERMi jaoks, Eesti Rahva Muuseumi jaoks. Ja õigel ajal tegi, sest juba tuli tööstuslik pööre peale ja siis kogu see vana kihistus hakkas nagu ära kaduma. Nii et ta veel viimasel minutil jõudis koguda seda etnograafilist materjali, igasugused puukapad ja need meeste käsitöö, need lusikad, mis on hästi rustikaalsed sellised. Aga sulle ei tundu, et see sama niisugune tahumatu eestimaine käsitöö vorm on ka tema joonistustesse üle kandunud, et see võib olla mingit pidi selline teadlik taotlus, et hiljem nõukogude ajal meil muidugi kujutati Kalevipoega sellise muinasjutulise romantilise tegelasena, aga oma sisus on tema esteetika ikkagi pigem selline, nagu on see sama teos hüljatu, mida ka oksjonil siis Kristjan Raua loomingust on näidata. Visuaalselt see on täiesti vapustav. Tähendab, sa lihtsalt seisad seal ees ja vaatad